Nii, mul on hea meel siin esineda ja vahepeal rääkida lihtsalt viirustest, mitte ühest kindlast viirusest, mis on meid saatnud juba hämmastavalt kaua. Oma ettekandes paigutas Reet mind ja minu uurimisrühma biomeditsiinitehnoloogiate alla, aga tegelikult me kuulume umbes sama palju kui sünteetilise bioloogia alla. See on iseenesest aru saadav. Ega viirused ei kõlba ka eriti kuhugi, ei ole nad ei päris elus ega päris surnudust neid ka pidada ei saa. Ja täpselt samamoodi bioloogidega, nemad ka eriti kuhugi ei kuulu. Sama lugu oli ka alguseks, kuidas ma üldse südisse sattusin, sest tegelikult ma tulin oma järeldoktorantuurist tagasi hoopis Tümrisse. Mul oli seal labor. Laboris me ehitasime 2 täiendavat seina papist, nii palju kui ma aru sain. Ja selle seina taha me panime inkubaatori, kõige väiksem laminari, mida suutsin leida, sest suurem ei mahtunud ära ja siis oli see viirustega töötamise tuba. Kas see viirus, selle pappseina, kuidas ta suhtestus on aru saamatu, aga kuna tegemist ei olnud inimesele ohtlike viirustega, siis midagi erilist sellega probleemi ei olnud. Aga kui tekkis siiski vajadus ja eriti soov hakata tegelema ka millegi tõsisemaga, siis juhtus nii, et sellest pappseintega toakesest kippus väheks jääma ja tüti, kus oli terve tiib võimalik kasutusele võtta, nii-öelda mõistlik ohuklassiga viirusega töötamiseks pakkus häid võimalusi. Eks viirustega olegi nii, et mida me kõik nendest teame, on see, et neid ei ole näha. Ja see jagab inimesed nii-öelda tänapäeva Eestis 2 kategoorias, ühed usuvad, et neid ei ole üldse olemas ja teised millegi pärast arvavad, et on. Ma ei ole kunagi päris täpselt aru saanud, kumbaid on rohkem, sest amatöörviroloogia on hetkel kindlasti väga populaarne sport. Aga viiruseid siiski leidub. Ja sõltumata sellest, milliste kategooriasse inimesed kuuluvad, nähakse viirustest peamiselt probleemi. See on hämmastav, et inimesed suudavad samaaegselt uskuda, et viirust ei ole olemas, aga ta on tehtud Hiinas. Mingeid probleeme ja vastuolusid selles osas ei ole. Nii. Tegelikult on ikkagi tõde selles, et viiruseid on maailmas ääretult palju. Ja liigiliselt kokku lugedes viiruseid, mis võivad teoreetiliselt nakatada inimest, tundub olema umbes 1 miljon liiki. Ja tavaline arusaamine sellest on see, et need on 1 miljon potentsiaalset probleemi. Aga vähem vaadatakse sellele, et tegemist on ka 1 miljoni potentsiaalse võimalusega. Kui olla nüüd päris täpne, siis potentsiaalseid võimalusi ilmselt on viiruste maailmas ka rohkem, sellepärast et inimesi potentsiaalselt nakatavad viirused kujutavad endast tegelikult tilka meres viiruste bioloogilises mitmekesisuses, sest viiruste liike on tõenäoliselt kuskil 100 miljoni ringis. Ja see on ikka kolossaalne arv. Ja suurem osa meie planeedi geneetilisest mitmekesisusest on üsna kahtlemata viirused, mis tähendab, et nende hulga seest võib leida enam-vähem kõike, mida te oskate ette kujutada ja väga palju sellist, mida keegi ette ei kujuta ka. Selleks, et viirustest midagi välja pigistada, on neid loomulikult vaja uurida ja selleks, et seda potentsiaali rakendada, on vaja tingimusi ja need tingimused on siis Eestis olnud kõige paremini realiseeritud tütis. Ma mäletan väga elavalt, et 8 aastat tagasi kuskil Ameerikas konverentsil vestlesin oma Hispaania kolleegiga ja rääkisin, kui hästi meil kõik läheb. Samal ajal, kui tema ütles, et temal on elu täiesti nässus, ta ei tea, kas ta peab minema varajasele pensionile, sest ükskõik kuhu ta ei kirjuta, granditaotlus saab alati vastuse. Koroonaviirused pole Hispaanias mingi probleem. Praegu peaks küll väga palju inimesest lollina tundma. Või vähemalt need, kes seda välja ütlesid. Aga on nii nagu on. Nii. Tehnoloogia instituut pakkus meile esmakordselt võimaluse hakata uurima viirused, mis tõsiselt põhjustavad ka meditsiinilisi probleeme. Ehk me suutsime tekitada tingimused nendega tegemiseks. Meie esimeseks huviobjektiks sellest seltskonnast kujunes chikungunya viirus. Mitte sellepärast, et me seda väga tahtsime, aga sellepärast, et see viirus ootamatult põhjustas mõnesaja miljoni inimese nakatumise. Enne seda ei olnud sellest nagu suurt midagi kuulnud keegi. Siis me võtsime üles Barmah Forest viiruse suures osas sellepärast, et leidsime koostööpartnerid Austraaliast.
Zika viirus tuli suures osas tänu sellele, et tekkis Lõuna-Ameerika puhang ja 2 päeva peale WHO-ga poolt välja kulutatud siis pandeemiat suutsime Mart Ustaviga veenda ülikooli tollaest rektorit, et selle viirusega võiks hakata tegelema ja seda ka rektor finantseeris, mis osutus vägagi edukaks projektiks. Ja edasi nimekiri on nüüd kasvanud viirustest ja praegusel hetkel on siis meil esmakordselt tekkinud võimekus tegeleda ka viirustega, mis kuuluvad juba kõrgema ohuklassi juurde, mitte kõige kõrgemad me praegu kasutada ei saa, aga siis reaalsed bioloogilised probleemid, mis ei ole ainult SARS-Coronavirus 2, vaid on siis puukentsefaliidi viirus, mida Eestis see aasta vist on diagnoositud kuskil 30 korda, aga see on kindlasti aladiagnoositud, teda on üsna palju, mis on meie reisijaidki muutavad viirused ja igasugused potentsiaalsed ebameeldivused sinna otsa. Kui meie positsioneeriksime oma teaduslikku vaatenurka ja oma lähenemist, siis mina olen kogu aeg kuulnud gruppi, kes eelkõige on huvitatud asjades, kuidas nad töötavad, ehk siis mehhanismide välja selgitamisest. Seetõttu alati, kui meile satub ette mingi uus objekt, meie esimene küsimus on alati, kuidas see töötab, miks nii ja mitte teisiti. Ja hämmastavalt sagedasti tekitab see teise küsimuse, kas seda kuidagi saab ära kasutada, millele väga sagede vastus on jah, ja mille järgneb 3. küsimus, kes tahaks seda ära kasutada, kust asjad lähevad, nii nagu Erik ja Mart on kirjeldanud, et seal on vaja iseendal näidata initsiatiivi ja leida kuskilt hästi palju aega, et sellega tegeleda. Ma räägin täna ainult teaduslikust plaanis ühest ainsast väikesest viiruse grupist, no ja küll väikse puute kuhugi mujale, milleks on alfaviirused, mis siis on chikungunya viirus ja paljud teised. Ja siin on näidatud lihtsalt slaidi, mille me tegime 19 aastat tagasi, mis näitas selle viiruse replikatsioonivalke kodeerivat plokki ja nende teadaolevaid funktsioone. Ja kui me paneme 19 aastat edasi, siis teadaolevaid funktsioone, mis nüüd küll on inglise keeles kirjutatud, on lisandud ainult 3 sihukest suuremat sellesse. Ja tundub, et nagu ei olegi midagi tehtud selle suure aja jooksul, kõik oli juba varem teada, et mida me siis üldse oleme vaadanud. Tegelikult küsimus ei ole mitte selles, et me ei oleme lisanud juurde teadmisi selles, mida ta teeb, aga just nimelt kuidas ta teeb ja miks ta seda teeb. Ja kui vaadata seda asja rohkem tehnoloogiliselt, siis viiruse replikatsioonikompleks võib vaadata kui väikest nanotehnoloogilist tootmisüksust. Ja tegelikult täpselt seda ta ka on. Kui vaadata elektronmikroskoobis rakke, mida see viirus nakatab, siis on seal see väikesed, umbes 70 nanomeetrised struktuurid, mille bioloogid nimetavad sfääruliteks, mis põhimõtteliselt me ei tea täpselt, kuidas nad üles ehitatud on, aga me eeldame, et ta kujutab endast sellist membraanset invaginatsiooni, mille kaelas istub molekulaarne masinavärk, mis sünteesib viiruse genoome, antud juhul RNA-sid, ja mille sees asub siis see matriits, mille alusel neid kopeeritakse. Ja kogu see kaadervärk töötab uskumatult efektiivselt, sest sellise viiruse rakku sattudes võtab ta raku ainevahetuse üle ja umbes 4 tunni jooksul kallutab raku täielikult enda kasuks ja hakkab neid RNA-sid vorpima kogustes, mis läheb sinna 100-desse, 1000-desse koopiatesse raku kohta. Ja teeb siis seda väga palju. Loomulikult reaalses viiruseinfektsioonis on see suur jama, sellepärast, et sellele põhineb osalt viiruslik patogenees ja viiruslevik. Aga samas see on väga atraktiivne, elukas, paneks talle need päitsed pähe ja prooviks seda tööle panna millegi enda kasuks. Ja siin me lihtsalt võtsime slaidi, kus me konstrueerisime ümber, võtsime ta juppideks lahti, panime uuesti kokku ja tekitasime tootmisüksuse, mis töötab midagi täiesti mõttetut ehk lutsiferaasi. Aga sellest on seda hea mõõta. Ja mõõtsime siin, võrdlesime erinevaid viiruse ja idee on jah, see väike molekulaarne masinvärk töötab jube hästi. Aga kui me panime ta võistlema sellega, mis oli Ustavi firmast võeldud, siis viirus kaotas. Või õigemini siis papillomiviirustel põhinev tehnoloogia osutus võimsamaks. Ja siis me hakkasime vaatama, et no ei saa jätta nii. Tuleb vaadata, mis siis asi on. Ja uurisime välja, võttes veel korra selle asja lahti ja panes veel korra kokku, et üks kriitiline komponent, milleks on viiruse RNA polümeraas, on viiruse poolt toodetud suures defitsiidis. Ehk siis viirus sisuliselt isiklikult mingil omale arusaadaval põhjusel vähendab oma paljunemise efektiivsust.
arusaadav ka, tõenäoliselt mitte rakule vahele jääda ja mitte liialt palju kahju teha. Ja kui me selle nii-öelda vahekorra paika tõmbasime, siis need tõusvad kõverad, mis võib-olla tõesti mitte midagi ei ütle, näitavad, kuivõrd efektiivselt see süsteem tööle läheb. Kas me nüüd oleme jõudnud mingisugusele platoole? Ei ole tegelikult, sest samade tööde teiseks tagajärjeks oli see, et koostööpartneritega koos ja üldse väga-väga paljud meie tööd on seotud koostööpartneritega koos tegemisest, sest kõiki võimalusi ei ole isegi Tehnoloogia Instituudis võimalik tekitada. Jõudsime ka selleni, et töö, mida ma alustasin oma järeldoktorantuuris aastal 1997, jõudsime lõpuks lõpule ja lõpuks suutsime ära selle polümeraasiga kristalliseerida ja tema ruumilise struktuuri kindlaks teha. Ja nüüd on nagu teoreetiliselt võimalus see asja juba ratsionaalselt parandada ja meil vähemalt esimesed katsed on näidanud väga efektiivselt, see võib toimuda. Nii et see on niisugune lihtne asi, kuidas nii-öelda täielikud alusteadmised ja põhimõtteliselt alusteadmise huvi võib viia millegini, millest võib olla ka reaalset kasu. Ja ühte teist, kuidas see kasutades meil on. Teine valk, mida me oleme uurinud samuti aegade algusest peale, ehk siis sellest ajast, kui ma Tartusse tulin, on viiruse RNA helikas proteas. Ja siin on näha selle molekuli ruumiline struktuur, mis on taas siis lahutatud koostöös Singapuri teadlastega ja meie poolt siis funktsionaalselt iseloomustatud. Jälle küsimus on, mis mingisugune arusaamatu elukas, mingisugused alfaspiraalid, mingisugused beetad, midagi veel, mis sellest kõigest kasu on. Kasu on selles, et kui selline struktuur on olemas, on võimalik seda struktuuri millegagi mõjutada ja siin on lihtsalt üks lihtne näide uurimistööst, mis on tehtud koos Mati Karelsoni rühmaga, kus on siis sellesse struktuuri paigutatud keemiline ühend, alguses valiti välja ühend sellest, mis oli olemas kuskil kirjandusest, mis pidi olema ja siis Tallinna ja TalTechi keemikutega koos siis seda ühendit modifitseeritud ja siis suudetud saada aine, mis viirust inhibeerib juba 10 korda väiksemas kontsentratsioonis ja praegu me üritame leida täiendavat koostööd ja ameeriklastega, et selle asi viia juba nii-öelda kliiniliste katsetusteni, selleks me peame aktiivsust veel suurendama 10 kuni võib-olla 100 korda, mida vähemalt sealsed keemikud arvavad, et see on täiesti realistlik, kuigi mitte lihtne. No lihtsad asjad meid niikuinii ei huvitaks, nii et nii ta läheb. Okei, või veel teine. Chikungunya viirust me tegelikult alguses ei kavatsenud üldse vaktsiiniks kavandada. Me tahtsime teda lihtsalt uurida, aga kuna uurimise käigus tulid välja päris mitmed huvitavad küsimused ja huvitavad võimalused, siis me otsusime, et ikka teeme nii, et vaktsiinikandidaadid ka valmis ja proovime. Ja see on nüüd üks meie vaktsiinikatsetest kõik kaugemale jõudnud katse, see on tehtud ahvides Prantsusmaal ja siin me katsetasime 4 erinevat vaktsiinitüüpi, nõrgestatud viirust, õigem 3. Reaalselt kasutasime muidugi rohkem, aga ahve jäi puudu. Ahvi pidamine Prantsusmaal on peaaegu sama kallis kui doktorant Eestis, ei ole midagi. Vabandust, doktorandid. See ei olnud mõeldud, see oli finantseerimise küsimus. Peale selle doktorantidele me ei ole kunagi süstinud ühtegi vaktsiinikandidaati. Ja siin me katsetasime kõige klassikalised tehnoloogiad, nõrgestatud viiruseid, DNA vaktsiini, mis on roheline, ja siis ka rekombinantset vaktsiini, mis meil küll ei olnud adenoviirus, aga MVA, eks laias lastus enam-vähem sama paneel, mida me näeme COVID-i puhul, ja tegelikult meie käest töötas nõrgestatud viirus punakad jooned kõige paremini, sest ta toimis ühest süstist ja peale seda, kui tõelise viirusega nakatati, siis mitte mingit immuunreaktsiooni ei suurenenud, sellepärast ta võttis lihtsalt selle viiruse rajalt maha puhtal kujul. Nii et selline lähenemine. Okei. Mida viirustest veel annab välja pigistada? No väga palju. Viirustel on bioloogiline võime midagi tappa ja midagi tappa ei olegi alati paha. Tuleb ainult välja valida, mida nimelt. Ja kasvajarakud on loomulikult siin loogiline sihtmärk. Ja peamine probleem on selles, et viirus ei tapa kasvajarakke piisavalt efektiivselt, sest kasvajarakud on väga heterogeensed ja paljud kaitsevad ennast viiruse eest. Ja üks selline koostööprojekt, mida me oleme läbiviisime siis Uppsala ülikooliga, oli genereerida viirus, mis suudaks tappa ka kasvajarakku, mis ennast kaitseb. Ja selleks saime tehtud mutantse viiruse, mis oli üks tohutu nikerdamine, sest ma ütlen ausalt, teha laboris viirust, mis on patogeensem või millegi poolest efektiivsem kui looduslik, on neetult raske. Aga hakkame me kuidagi saime, selline külje peal on ka näidatud pilt, kuidas sinisega on näidatud, kuivõrd ebaefektiivne kasvajarakkude tapmisel
on looduslik viirus ja kuivõrd efektiivne on see punane, mis on siis mutant. Ta näeb välja nagu päris ja töötab väga hästi koekultuuris. Tapab inimese rakke, tapab hiirekasve rakke, aga kui me hiires katsesime, siis ta tegelikult selgus, et ega ta eriti ei tööta. Sest mingi probleem on veel ja hetkel me ei ole isegi hakanud mõtlema, kuidas sellest probleemist üle saada, sest kõigepealt tuleks kindlaks teha, mis see probleem on. Nii et põhimõtteliselt võib nii teha. Kõige lõpuks siia ma mõtlesin anda ka mingisuguse nii-öelda eriti huvitava näite, mis põhjastaks siis minu väidet, et me ikkagi oleme ka sünteetiline bioloogia. Ja see on siis viiruse levitajate vastane võistlus. Järjekordselt ärge võtke seda COVID-i kontekstis, see on putukas antud juhul. Sest need viirused, millega me tegeleme, levivad sääskedega. Aides sääsved, keda Eestis õnneks meie jaheda kliima tõttu veel ei ela. Aga küll nad tulevad. Ja aides sääskede mahavõtmine loodusest on kohutavalt suur nuhtlus, sellepärast et see fumikeerimine, need on päevased, nad on inimese eluruumides elavad, eluruumide lähedal elavad sääsed, ja ega neist reaalselt kuskil lahtud ja saadud ei ole, isegi Singapuris mitte, kus minu teada on seadusega keelatud kodus sääske omada. Või vähemalt selle eest võib trahvi saada. Nii et levitajad rajalt maha võtta. Kuidas seda teha? No laias laastus ma juba konstateerisin, et viirus levitab sääskede hävitamine keemiliste, füüsikaliste. Füüsikameetod on väga hea, kui sa rusika pihta pannes on hästi. Või kärbse lapiga või mis iganes te pärast on. Aga see ei ole kuigi suure mastaapne tegevus. Nii et sagedi hävitamine ei ole võimalik ja tagali on ta suhteliselt tagajärjetu. Alternatiiviks võiksin olla muuta sääsed võimetuks viiruse edasi kandma, mis on tehniliselt võimalik ja mis on tehnoloogiad, mida tegelikult katsetatakse, või siis muuta viirus nakkus sääskedele fataalseks ja siis nakatanud sääsed surevad. Loomulikult siin ei saa kindlasti kasutada seda lähenemist kasvarakkude puhul, et tuunime viirus ülesse. See oleks väga lähedal sellele gain of functionile ja see on nagu inglise ütleb big no-no. Sellist asja ei hakka keegi tegema ja kui hakkab, siis loodetavasti keegi paneb talle jala ette või käe. Tuleb midagi muud teha. Ja seda konkreetset projekti siis finantseeris selline agentuur, mida nimi on DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, kõlab jube lahedalt. Ja kui te vaatate igasugused mingid fantaasiaseriaale, siis see nimetus käib ka kogu aeg sealt läbi, et midagi nemad on välja töötanud. Ja laias laastus meie idee oli välja töötada sensor, mis viiduduna sääse genoomi takistab sääsel, tunneb ära, et sääsk nakatus nüüd ja võtab selle sääse rajalt maha. Ja 3 aastat pusserdamis koostöös Pööbright ülikooli instituudiga Inglismaal. Suur osa moskiitode transgeneetikast on nende tehtud, sensori disainid on meie tehtud, siis siin on lõpptulemus. Ülemised on jooned näitavad normaalseid või mitte nakatunud sensorsääski, nakatunud normaalsed sääsed, mitte nakatunud sensorsääsed. Nad elavad, sääsk elabki kuskil 20 päeva või midagi niisugust. Nende puhul pole midagi viga ja siin allapoole kiiresti minevad jooned on siis sensorid kandvad sääsed, mida nakatati viirusega selle hetke, kui ta viirus saab, on ta omadega läbi. Ta suudab lennata vahemaa taha kuskil umbes 3 sentimeetrit või 4 ja peale seda sureb kiirelt maha. Nii et selline tehnoloogia on võimalik ja vähemalt prototüüp laboratoorne töötab loomulikult mingisugused field ja välikatseid nendega hetkel tehtud ei ole. Niisugune on siis meie lugu. Loomulikult suurem enamus sellest tööst on tehtud grupi praeguste ja endiste liikmete poolt ja Tehnoloogia Instituudi kui terviku toetusel ning eriline tänu muidugi ka koostööpartneritele, sest mitmed aspektid, nagu näiteks putukatega töötamine või siis vähkkasvajatega katsed elusviirustega ei ole olnud veel seni meie kompetentsides ega ka meie võimekuses ja ausalt öeldes ei ole ka vaja kõike ise teha. Sageli on palju parem lähendus leida parimad inimesed maailmast, kes seda teevad ja teha nendega seda asja koos. Lõpuks ka siis, ma ei teadnud, äkki Euroopa Liit kindlasti küsib, et ma näitaksin seda slaidi. Teised ei näidanud, siis mina teen. Vähemalt korra käis see läbi. Ja lõppude lõpuks loomulikult tänu tähelepanu eest. Aitüma rääkimast vahepeal midagi muud kui seda, et mis juhtub järgmisel nädalal. Aga tahtsin küsida, et kas saalis on kellelgi küsimusi?
keegi ei julge midagi küsida. Ma siis jälle rikun seda traditsiooni ja küsin, et kuidas nüüd see sensorsääsk ja siis see, mida sa enne ütlesid, et sääskede tapmine, loodusesse lahti laskmine on nagu nii-öelda big no-no või ehk siis, et ärge nii tehke. Viiruse lahti laskmine. Sääski võib lasta, kui ta on geneetiliselt nõrgestatud ja ei kujuta mingit potentsiaalset ohtu. Okei, aga kuidas nagu see justkui, et sa modifitseerid natuke sääske, et kui sa viiruse kokku saad, siis kõnged ära, siis... Ja tegelikult nakatunud ka sääskede populatsiooni eriti Eesti elanikkonnast hetkel. Umbes 1% inimest kannab mingit vastikut viirust, mida me ei nimeta siin auditooriumis, mis võib üle kanduda teistele inimestele. Sääskede puhul samuti, kui on epideemia, siis tegelikult sääse populatsioonis on nakatunud 2-3%. Ülejäänud minu poolest ime, kui seda verd ja tehku, mis nad parasti tahavad. Ega teie loodus ei salli tühja kohta, ära evitate seda uued sääsed asemel, lihtsalt ega see midagi ei ole. Aga selleks, et see geneetiline omadus püsiks, selleks tuleb rakendada tehnoloogiat, mida nimetatakse inglise keeles gene drive ja mille katsetamise osas on praegusel hetkel küsimusi, mis kindlasti saavad mingil hetkel vastused, sest see tehnoloogia kindlasti mingil hetkel juurutatakse, aga hetkel jah, Euroopas on väga tõsised arutelud, Ameerikas väga tõsised arutelud. See on lihtsalt nii-öelda teatud geneetilise eelise tekitamine sellist omadust omavale loomale, et see omadus leviks populatsioonis. Ja seda õnneks veel täna ei juhtu. Ma ei tea, kas see on õnn. Seda lihtsalt hetkel ei ole veel töötaval kujul. Selge. Aga suur tänu